ei, see oli lihtsalt väga imelik päev. Oli tõesti. Ja me maandusime täna hommikul ruumi mõttega. Me võidame. Me võidame. Kui me esimesel päeval juba me otsustasime ära, et me võidame. Ja me otsustasime lihtsalt ära, et me võidame. Ja siis täna oli need pitchid. Ja väga lahe oli näha, et meeskonnad, kes võib-olla teisipäeval seal jury pitchingul. Väga ilus eesti keel, pre-jury pitchingul. Ehk siis eelkohtunike ees. Eelkohtunikud? Eelžürii ees natuke võib-olla olid nõrgemad. Olid täna oma mängu üles tõstnud. See ei ole eesti keel. Olid oma pitchi korralikult vorminud. Ja tõesti konkurents oli väga-väga tugev täna. Ja meie ei võitnud! Aga me häkkisime süsteemi. Või õigemini meie eest häkiti süsteemi. Et me peame ikkagi minema reedel Lätti. Ei, meil avaneb võimalus. Vabandust, meil avaneb võimalus minna, et toetada hoopis teist gruppi. Oma nõu ja jõu ja ideedega. Sellepärast, et meie arendus üksinda ei ole piisavalt tõhus ja mõjus. Ning ongi žürii otsustas, et ta liidab meid kokku ühe teise grupiga. Ning me peame siis koostööd tegema ja otsustama 2 päeva jooksul tegema perfektse pitchi ja perfektse presentatsiooni, et me siis reedel koos oleksime tugevamad ja Balti demopäeval võidaks ja pimestaksime kõik. Samas me oleme terve juut läbi vältel nendega ka pidevalt nagu koostööd teinud ja ma arvan, et žürii nagu väga hea otsus, et nagu nad natuke liitsid meid ja nüüd on see visioon võib-olla selgem, ehk isegi see tuleb kasuks. Tegelikult on selles mõttes, et sul õigus, et me oleme ju kohe esimesel päeval me saime aru, et me peame selle teise grupiga koostööd tegema, aga samas ma oma tänases pitchis ütlesin välja selle, et jah, et me töötame selle teise grupiga koos. Ja nemad ütlesid ka välja. Ja nemad ütlesid ka välja, aga see jäigi selline vestlustasemele, et tegelikult me ei ole nagu otseselt, ma oleks võinud ju ka ise selle süsteemi nii-öelda ära häkkida ja ise kokku liita ennast teha, et reaalselt ka täna juba siin žüriile üks pitch. Aga tegelikult tõesti see oli loogiline samm, me ei ole väga üllatunud, aga kohati tuli ikkagi üllatusega. Või see, et kui nad lugesid top 3 välja ja siis kui öeldi esimese grupi nimi, siis ma olen mingi okei, Pekki, me ilmselt ei saa sinna, seda oli juba ikka üllatus, heas mõttes. Ja see oli teise grupi nimi välja, kes oli siuke väga tugev kandidaat, keda me juba ilmselt ise oskasin ka ennast, et jõuab edasi. Ja siis oli üks veel, mis oli välja hõikamata. Mina arvasin, et nüüd on üks veel, on ju. Ja sel hetkel ma teadsin, et Pekki me ei saa. Ja siis tuli žürii hakkas rääkima. Ja siis ütleski, et teebki üks pikem juttajamis, et nüüd need 2 tiim peavad ka oma koostööd tegema. Aga siis oli nende idee sai nii-öelda selle koha top 3-s. Ja siis meie idee toetab nende tervikkontseptsiooni. Aga tegelikult need 2 päeva, meil on nüüd 3 päeva, 4 päeva aega. Ja need tulevad väga intensiivsed, sellepärast, et see põhi, millest me siis presentatsiooni ja pitchi tegema hakkame, on ikkagi selle teise grupi oma, et meie Jürke siis kannab selle ikkagi ette. Aga see on väga suur töö, sellepärast, et teine grupp tegi oma pitchi eesti keeles ja kõik prototüübid, kõik slaidid, absoluutselt kõik on eesti keeles, mis tähendab, et meil on 2 päeva aega. Et teha tõlkida ära vana, teha prototüübid eesti keelde, panna kokku uus pitch, sul see pitch selgeks teha tegelikult. Ma arvan, et teel Lätti siis. See saab olema pitchi. Ma just olin nii uhke endale, sest see praegune pitch, kõik võib mõõsel, ükskõik mis kell üles saada, ma võin ükskõik kus kohas seda pitchi ette kanda. Aga nüüd tundub, et uus kõne pähe õppida, mida ma nüüd paugu pealt ees kellegi ette kanda. Mulle see pingeline olukord meeldib, lisabki põnevust ja paneb meid võib-olla paremini meeskonna töötama ja teise tiimiga koostööd tegema.